Tere! Vaatame lühidalt, mida tegi haridustehnoloogia õpiring sellel õppeaastal. Esiteks alustasime siis erinevate Google'i teenustega, vaatasime, mida siis saab teha Classroomis, nii õpetaja kui õpilase vaadet, siis Chrome'i olukorda, et kuidas saab siis sünkroniseerida, näiteks ongi toolbari, kuidas siis Google Formsis saab andmeid koguda, siis taskboardi, ehk siis kuhu saab tekitada oma to-do listi ja siis ka Google Sitesi, et kus saab siis teha sellise kas siis blogi, kodulehe või avatud e-õppematerjali kogu. No näiteks nagu digilugu on. Järgmisena oktoobris siis arutlesime, mis asi on digipädevus ja mis on õpetaja digipädevusmudel ning tegime ka sellist lihtsamat digipädevustesti. Novembris näitas siis Mart sellist praktilist, oli siis selline praktiline töötuba, kus Mart siis näitas, kuidas teha sellist kaardimängu siis ChatGPT pildigeneraatori abil. Ja detsembris jätkasime siis tehisintellekti teemadel, kus siis iseseisvalt õpiringi liikmed vaatasid, millised on Gemini võimalused, aga praktiliselt hakkasime läbi viima siis jaanuaris, kus katsetasime luua siis Geminiga tunnikava. Ja edasi veebruari liikudes siis tutvusime Canvaga, ehk siis mis võimalused Canvas on, et mis on menüüvalikus, kuidas õiget malli valida, tööriistariba, Magic Media, jagasime erinevaid nippe ja kuidas siis jagada Canva faile. Märts-aprill möödus siis sellise kontseptsiooni nagu digiampsude all, mille mõte seisnes selles, et õppisime, kuidas teha ekraani salvestuse abil videot, ehk siis märtsi kohtumine oli selline sissejuhatav kohtumine, ehk siis rääkisime, kuidas me kõike seda teeme ja siis märtsi-aprilli vaheline periood, et igal nädalal oli siis see video loomise protsess jaotatud 3 tükiks, ehk siis ideest kuni teostuseni sai iga nädal väikese digiampsu või sellise mikroampsu teha, kus siis aprillis valmis ka selline õppevideo, mida saab tunnis õpetaja kasutada. Ja nende digiampsudega jätkame ka järgmine aasta, aga teistel teemadel. Ja viimaseks siis maikuus tutvusime Navicapi võimalustega ja kolleegid, kes olid juba tuttavad selle keskkonnaga, said ka siis erinevaid mõtteid jagada. Aga kõige kokkuvõtteks, kõik see eelnev jutt, mis ma rääkisin, on leitav siis DSG digiloost, kus alt siis leiate ka need digiampsud, millest ma rääkisin, mida me siis märtsis ja aprillis tähendab siis tegime. Et kellel vähegi huvi nende teemade vastu, millest praegu juttu oli, siis vaadake DSG digiloost. Aitäh ja ilusat suve!